tere sõbrad, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänane video on miski, mida ma ei ole teinud väga ammu. Kunagi ma tegin seda natuke tihedamalt ja see on üks nendest videotest, mida mult on tagasi palutud täpselt nii kaua, kui ma seda teinud ei ole. Ehk siis psühholoog Sydney on tagasi, et lahendada teie muresid ja anda teile nõu. Muidugi peab siia video alguses tegema selle tavalise disclaimeri, ma ei ole päriselt psühholoog. Lihtsalt, et kui keegi mõtleb, et psühholoog Sydney, et ma nüüd päriselt olengi kraadiga psühholoog, ei ole. Mul ei ole haridust psühholoogias. Gümnaasiumis 7 kursustest võtsin psühholoogiat. Mulle meeldib inimeste jaoks olemas olla. See on see, mida mulle meeldib teha, mida mul on alati meeldinud teha. Ja see on ka see põhjus, miks ma seda psühholoog Sydney videot olen varem teinud ja teen ka täna. Ma palusin teil Instagramis endaga jagada muresid, millega te nõu soovite. Ja kui te tulevikus tahate ka võib-olla mõnes sellises videos mingil määral osa olla, siis siin on minu Instagram, võite mind seal jälgida. Vahepeal ma palun teilt abi ja nõu ka enda asjadega. Üks nendest asjadest, mida ma päris palju oma sinna question box'i sain, millega nõu sooviti, oli kiirelt ärritumine. Mul on siin päris mitu tükki, mis ma screenshotisin. Ma ärritun väga kergelt viimasel ajal ka kõige väiksemate asjade peale ja see rikub mu suhteid. Ma ärritun liiga kiirelt, hingamisharjutused ajavad veel rohkem ketta. Viimasel ajal on olnud mul siuke probleem, et crash outs tihti väikeste asjade üle. Selline ärritumine ja vihaprobleemid, ma ütleksin, on midagi, millega mul endal on päris palju kogemust ja see on ka põhjus, miks ma tundsin, et ma oskan võib-olla mingit nõu sellel teemal anda. Nüüd võib-olla vähem, aga kunagi minevikus mul oli väga tavapärane see, et hästi paljud väiksed asjad ajasid mind nagu tohutult endast välja ja võib-olla inimestele, kes ei ole tundnud sellist nagu vihaemotsiooni, see on hästi vastik. See on tohutult vastik. Kui sa lähed nagu jube vihaseks, see võtab terve su keha üle. Sa päriseltki nagu keed üle. Ma mäletan väga hästi ühte situatsiooni, kus ma lihtsalt diivanil lõsutasin ja ma läksin mingi asja peale nii vihaseks, et ma tundsingi, kuidas nagu jalgadest lihtsalt tuli üles, oligi siuke nagu lihtsalt see vallutab terve su keha, see viha, mis su sees on. Kui on väiksed asjad, mis sind närvi ajavad, siis need ju veel nagu kogunevad. Ja parim nõuanne, mis ma võin selle koha peale öelda, mis kindlasti nagu tervet seda asja ei paranda. Ega sa ei saagi nagu mitte vihaseks minna lihtsalt üldiselt, mitte kunagi enam. Aga mis mind väga palju aitas tollel ajal, oli jalutamine. Ja nüüd, kui meil siin ilmad Eestis ka ilusamaks lähevad, siis see on miski, mida ma tõesti südamest soovitan, sest et see pani minu vihaprobleemid siit kõrgelt tasemelt kõvasti madalamale. Ma alles hiljuti, paar päeva tagasi, sain ühe meili, mille peale ma läksin nii endast välja. Ma olin nii vihane, ma olin nii närvis ja ma võtsin oma kodinad kokku, panin oma klapid pähe, panin oma podcasti, pane mingi muss lemmiklaul käima ja lihtsalt mine kõnni. Ja see ei pea olema see, et ma nüüd lähen kõnnin 10-kilomeetrise jalutuskäigu. Kui sa oled väga vihane, usu mind, mida kauem sa kõnnid, seda parem see on. Keegi ütles ka, et see mõjutab inimsuhteid, siis kui sul on see võimalus ja sa tunned, et see vihaemotsioon nagu vallutab sind, pane klapid pähe ja mine õue. Ja ma tean, et hästi palju viimasel ajal räägitakse seda, et jalutama peab ilma klappideta ja sa pead olema lihtsalt momendis. Ma ei tea, kas see aitaks. Kui sa oled nagu vihane millegi peale, kas see aitab, et sa oled nagu veel õues, linnahelides ja vaikuses ka. Minule väga meeldib lihtsalt nagu oma asja ennast summutada. Mingi podcast, mis mulle meeldib, ma lihtsalt kuulan seda ja ma olen enda emotsioonidest, enda mõtetest täiesti eemal. Ma lihtsalt jalutan autopiloodi peal, mu klappides käib asi autopiloodi peal ja ma ei mõtle. Ja päriselt ma luban teile, et see on midagi, mis aitab teie vihamuredega. Sõbranna mega halvas suhtes, kutt petab ja ühistulevikku ei ole, kui tšikk ei julge maha jätta. Ja samal teemal, mida teha, kui sinu arvates on mehel, kellega õde semib, nii palju red flag'e, aga õde ei kuula. Mis ma nagu ise siitpoolt kommenteeriks on see, et vahepeal sa ei saagi midagi teha. Ja ausalt öeldes ei peakski. Ma väga arvan, et osad inimesed peavad ise oma vitsad kätte saama ja need situatsioonid, mis siin mulle saadeti, on ilmselgelt situatsioonid, kus endapoolset arvamust siis selle suhte kohta on väljendatud ja seda ei ole vastu võetud, seda ei ole kuulatud. Ja sellises situatsioonis sa ei saagi mitte midagi teha. Ja nii kui nõme, kui see olla võib, seda kõike kõrvalt vaadata ja enda peast teada, et see ei ole õige, nii ei peaks olema, siis päeva lõpuks see ei ole sinu elu ja kui sind kuulda ei võeta, siis see ei ole midagi, mille pärast sina muretsema peaksid. Või muretseda nagu kindlasti. Ja eriti kui tegu on nagu lähedase inimesega, siis kindlasti see on väga aktsepteeritav ja arusaadav, et see murekoht seal on. Aga inimesed peavad oma vitsad ise kätte saama, et nad päriselt aru saaksid asjadest ja vigadest õpitakse. Ja nii ongi. See ei pea isegi olema romantiline suhe, see võib olla sõprussuhe, see võib olla peresuhe, see võib olla ükskõik milline suhe. Ja kui sa üritad ja sind kuulda ei võeta, las ta jääda. Las nad saavad ise oma vitsad kätte. Ja sina võib-olla lihtsalt kindlusta see, et kui see situatsioon lõpuks jõuab sinna punkti, et
et need vitsad on kätte saadud, et sina oleksid olemas sellele inimesele, kelle poolt sa terve selle aja vältel olnud oled. Mitte võtta seda kui isiklikku rinnakut, et sa ütled ja sind ei kuulata. Tegelikult see ei keerle üldse sinu ümber. Nagu natukene ka mitte. Ja parim, mis sa teha saad, on lihtsalt olemas olla selle teise inimese jaoks. Nüüd see järgmine teema, mida ma puudutan oma psühholoogi teadmistega, on midagi, millest ma võiksin väga palju rääkida. Väga palju. Mis hetkest sa teadsid, mida eluga peale hakata? Gümnalõpetajana ma täitsa paanikas. Ja samal teemal, et kogu aeg on tunne, nagu ma oleks teistest omavanustest maha jäänud. Mul pole näiteks lube või ei läinud ülikooli ja analoogselt mõtteid vananemisest, sest mul on ausalt öeldes viis isegi kerge vananemisfoobia, kuigi ma olen 22. Minu arust nad lähevad kõik vägagi samasse auku. Mina olen 25 ja ma tooksin enda situatsiooni sellele vastates väga sisse. Te võib-olla mõistaksite, kust ma tulen ja miks ma nii tulihingeliselt arvan seda, mida ma arvan. Ma olen terve oma nooruspõlve olnud see noor, see tšikk, kes on teistest omavanustest maas. Kõik sellised suuremad elulised etapid juhtusid minuga palju hiljem kui mu sõbrannadega, mu ümber olevate inimestega, mu klassikaaslastega. Kui teised olid juba oma esimesed suudlused ära teinud, siis ma polnud isegi mingilt poisilt sõnumit tagasi saanud nagu. Ja kui teised alustasid oma peoeraga ja selleks ajaks, kui minu peoera hakkas, oli kõigil see juba läbi, ma olen alati olnud see tšikk, kes on natukene maas. Ja selle põhjuseks on olnud see, et mul on olnud nagu teised prioriteedid ja minu jaoks oli hästi oluline saavutada oma unistusi. Ja ma olen väga noorest peale teadnud, mida ma üks hetk saavutada tahan. Ja ma olen alati kujutanud ette ja näinud ja teadnud, et ma saavutan need. Nüüd aga, need minu suured unistused, mida ma olen nii kaua tahtnud, olen ma tänaseks päevaks enamasti ka saavutanud. Ja mida ma siinkohal välja tooksin, on see, et aga ma olen 25. Ma olen oma suured unistused täitnud 25-aastaselt. Nüüd nagu selles punktis ma saan aru, et tegelikult elu on nii pikk ja neid aastaid on nii palju veel ees. Võib-olla mida ma nagu enda poolt noorematele ja miks mitte ka vanematele inimestele soovitaksin, on see, et kõigega ei ole kiire. Tegelikult ei ole üldse kiire. Ja olles ise punktis, kus ma olen 25-selt väga palju asju saavutan, mida ma olen alati teha tahtnud, olla siin nagu punktis nüüd veider. Sest et mis nüüd siis nagu järgmisena? Mida ma nüüd siis nagu järgmisena ootan? Ja 25 on nii noor, et saada sellist asja öelda. Nagu siin keegi ka ütles, et gümnalõpetajana ei tea, mida oma eluga peale hakata. Sa ei peagi teadma gümnalõpetajana, mida oma eluga peale hakata. Gümnalõpetaja on nii beebi, nii noor ja ma tean, kui nõme see võib olla kuulata, et ma olen siin mingi, sa oled nii pisik alles, sa oled nii nooruke alles, aga sa oled. Mina olen nii noorukene alles. Et nagu siin ka keegi teine ütles, et ta tunneb, et on enda vanustest inimestest maha jäänud, siis selles hetkes tundub see nagu kõige suurem asi maailmas. See, et sinu ümber olevad inimesed on igasuguseid asju teinud, mida sina ei ole, selles hetkes see on väga ebamugav. Sa tunned ennast halvasti. I know, I've been there, done that. Ja siis sellel hetkel, kui sa nagu teed need asjad ära, siis enamasti need on siuksed mingi sellepärast ma siin siis nüüd pablasingi. Ja mida me tihtipeale ära unustame, ongi see, kui pikk tegelikult elu on. Ja mis minule nagu hästi perspektiivi kõik asjad on pannud, on see, et ma tänasel päeval olen ümbritsetud väga paljude täiskasvanute inimeste poolt. Ja ma ei mõtle nagu, ma olen ka täiskasvanu, aga ma mõtlen nagu päriselt täiskasvanud inimesi, nagu 40-aastaseid inimesi. Ja nemad kogevad siiamaani tänase päevani uusi asju. Nad käivad reisidel, kus nad ei ole varem käinud 40-aastasena. Ja see on fine, sest 40-aastasena inimene on täiesti tavaline inimene. Minu jaoks oli see nagu, kuidagi panigi asjad perspektiivi, et sa võid ka 40-selt asju alles teha. Sa võid ka 50-selt. Sa ei pea kõike ära tegema noorena. Kui sa 10 lõpus ei tea, mida sa oma eluga peale tahad hakata, sul on nii palju aastaid, et see välja mõelda. Sa ei pea 20-ndates teadma, mis sinu elu lõppsihtmärk on, mida sa teed selle hetkeni, kui sa oled 65 ja lähed pensionile. Sa ei pea seda teadma. Katseta erinevaid asju, vaata, mis sulle meeldib. Ja nagu siin keegi ütles ka, et tal on kergelt öeldes vananemisfoobia, kuigi ta on 22. Been there, done that. Kuni 25-seni ma tundsin ennast nagu, ei, see vanus ainult tuleb ja ma ainult vananen ja kõik teised jäävad nooremaks. Mina jään ainult vanemaks. Kuidas mulle nagu meeldib enda vanust hästi perspektiivi panna ja enda seda nagu nii-öelda vananemisfoobiat maha tõmmata, on panna ennast enda 40 aasta
aegadesse ja mõelda, et kui ma olen 40, kas ma nagu mõtlen tagasi 25-sele endale ja mõtlen, et oi, ta oli nii vana. Ei mõtle! Ma mõtlen tagasi enda 25-sele versioonile ja ma olen mingi, ta oli nii noor. See lihtsalt inevitably läheb edasi, see vanus, see läheb ainult kõrgemaks ja see on okei, see on elu. Võib-olla tõin mitu teemat siia ühte teemasse kokku, aga ma loodan, et miski nagu kohale jõudis mõnele, kes on samas positsioonis nagu need, kes mulle kirjutasid. Kuidas vihjata oma vanematele, et mulle meeldivad tüdrukud, mitte poisid? Ma eeldan, et see on tüdruk, kes mulle seda kirjutas. Minu enda arvamus ja kuidas mina seda teemat võtsin, kui mina hakkasin aru saama, et oodake, mulle meeldivad tüdrukud ka. Oodake, natuke veider. Ma arvan, et sa ei pea vihjama oma vanematele, et sulle meeldivad tüdrukud, mitte poisid. Sul ei ole kohustust mitte ühegi inimese ees selgitada enda seksuaalsust, kuidas sa tunned, kelle vastu sa tunned. Sul ei ole seda kohustust isegi oma vanemate ees. Ja ma tean, kui ebamugav teema see võib olla. Ja minu nagu mõtteviis selle teemaga oli alati see, et selle hetkeni, kuni mul ei ole päriselt tüdruksõpra, ma ei tunne, et see oleks midagi, mida ma peaksin välja tooma. See ei ole midagi, mida ma peaksin oma vanematele selgitama. Mulle isiklikult üldse väga selline kapist välja tulemise temaatika ei meeldi. Mõndadele inimestele on jällegi midagi, mida nad väga tahavad teha, et sa tahadki nagu üks hetk lihtsalt nii-öelda kapist välja tulla ja seda inimestele mainida. Aga minu isiklik arvamus selle kohta on alati olnud see, et selle hetkeni, kuni mul ei ole päriselt inimest tuua ja öelda, tema on minu tüdruksõber, kui ma olen ise tüdruk, või et tema on minu poissõber, kui ma olen ise poiss. Kuni mul ei ole nagu päriselt inimest, keda nagu esitleda, siis see ei ole mitte kellegi teise asi, mis mul siin toimub. Kes mulle meeldib, kes mulle ei meeldi. See on ainult minu asi. See oli see, kuidas mina seda tervet situatsiooni võtsin. Ja kui sa ei julge oma vanematele seda rääkida, kui sa ei julge inimestele seda rääkida, sa ei peagi. Kuni selle hetkeni, kui sa ise ennast mugavalt ei tunne, et seda teha, sa ei pea. Sa ei pea. Sul ei ole kohustust. Mul pole viimasel ajal motivatsiooni midagi teha. Kõik tundub kurnav ja masendav. Ma ei meeldi ise endale. Jällegi väga teema, kus been there done that. See on isegi suht nagu lähimineviku asi ja mida ma tegin, et seda parandada, et sellest motivatsiooni puudusest välja tulla, et kõik ei tunduks kurnav ja kõik ei tunduks nagu kohustus. Ma tegin endale kindla plaani. Ma rääkisin sellest ka aasta alguses sellises videos nagu, et elukorda 2025, sest ma nägin, et mu elu ei olnud väga korras. Ma olin täpselt siukses situatsioonis. Motivi ei ole, kõik on kurnav, kõik on masendav, ei meeldi iseendale. Ja ma olen seal samas situatsioonis olnud ka mitu korda varem. Ja minu esimene nõuanne, mida sellises situatsioonis teha. See nüüd kõlab ülitotter, ülitobe. Pane endale unerutiin. Saa enda unerutiin paika. Mine natuke varem magama. Ma tean, et meil on kõigil kombeks öötundideni ärkvel olla ja siis hommikul kas väsinuna ärgata või magada poole päevani. Ma olen seda oma elust aastaid teinud. Igal korral, kui ma olen hakanud oma elu nii-öelda korda seadma, siis esimene asi, mida ma teen, ma lähen kindlal kellaajal magama, ma ärkan hommikul kindlal kellaajal ülesse. See on juba esimesel päeval saad mingi, kell on nii vähe, mul on ju terve maailm tänav alla. See on esimesel päeval. Ja kui sa seda nagu hoiad, siis see heaolu tunne läbi selle, et sa magad mingi rutiini läbi, see mõjutab nii palju ja see annab nii palju motivatsiooni juurde. Ja siia juurde ka üks asi, mis muidugi jällegi on ju. Natukenegi, sa ei pea ennast palju liigutama, päriselt ei pea ennast palju liigutama. Aga see, et nad räägivad, et liigutamine teeb su meeleolu paremaks, neil on õigus. Ma vihkan seda, et neil on õigus. See on nii nõme, et neil on õigus. See nüüd ei tähenda seda, et oh my god, käi iga päev jõusaalis ja nüüd sa pead endale suured musklid kasvatama. Mine jaluta. Natukene. See ei pea olema pikad jalutuskäigud. Mine sutsi jaluta, juba chill. Võib-olla sulle meeldib joosta. Mine natuke jookse. Hinga seda värsket õhku sisse ja see juba aitab sind selle kõigega. Mida teha, kui ma tõesti ei julge oma emale öelda, et mul algasid päevad? Kuidas mina seda tegin, oli see, et mul hakkasid ka päevad ja ma olin ka mingi ma pean ju oma emale nüüd öelma, ma pean seda ju nüüd oma emale ütlema, kui hirmus, paanika on ja kuidas ma seda tegin, oli see, et ma tegin seda hästi siuke nonchalant, et võib-olla siin sulle nagu inspot ka. Ma tegin niimoodi, et mu emps istus arvutis, ma võtsin oma läpaka, läksin tema juurde istuma, panin klapid pähe, lihtsalt olin oma arvutis ja siis teesklasin, et ma teen seal midagi onju. Ja siis üks hetk ma olin mingi, okei. Võtsin klapi pääst ära ja olin mingi, emme muideks, mul hakkasid päevad täna. Ja siis ta oli mingi, ja sealt nagu veits jutustasime sellel teemal ja see oligi nagu see, et ma tekitasin situatsiooni, kus see tundub hästi selline chill, enda peas oli aga tee see situatsioon võib-olla selliseks, et sa paistad välja nagu mingi
ma ei mõelnud üldse üle seda, et kuidas ma oma emale ütlen, et mul hakkasid päevad. See töötas minul. Alati on tunne, et mingi aeg võin kaotada oma sõbrad, kelleta mu elu pole sama. Ma olen hästi tugev uskuja sellesse, et inimesed tulevad su ellu põhjusega ja mingiks ajaks. Osad inimesed tulevad su ellu pikaks ajaks ja osad inimesed tulevad su ellu lühemaks ajaks. Ja kui sa võtad sellise mindseti endale, et inimesed nagu käivadki nii-öelda su elus, et seal on alati mingi põhjus, et see üks inimene tuli, et mulle see õppetund anda, ma sain selle õppetunni kätte, nüüd see inimene läheb ära. Ja samamoodi, võib-olla iga inimesega ei ole nii, et nad tulevad sinu ellu, et sulle midagi õpetada või sind kuskile viia, vaid sina oled teiste elus see inimene, kes seda teeb. Ja niimoodi mõelda, isegi kui sellesse võib-olla nagu 100% ei usu, see lihtsalt teeb elu nii palju lihtsamaks ja vähem tõsiseks. Ja kuigi ma tean, et sõprade kaotamine on raske ja see mõte sellest, et mis siis, kui ühel hetkel seda inimest enam mu elus ei olegi, see on väga raske, aga see on väga loomulik elukäik, et inimesed tulevad su ellu ja inimesed lähevad su elust. Ja vahepeal need inimesed, kes on sulle ühel hetkel tohutult lähedased, järgmisel hetkel enam ei ole. See juhtub meie kõigiga ja ma arvan, et see ei ole midagi, mida karta. Eriti nagu see, kes siia kirjutas, nagu ma selle järgi aru saan, siis need sõbrad on veel tema elus. Ta lihtsalt kardab, et mingi hetk ta võib nad kaotada. Ja tõenäoliselt sa mingi hetk kaotadki. Mitte võib-olla kõiki, aga mõned nendest kindlasti. Siis mingi hetk see lihtsalt läheb sinna punkti, et inimesed su ümber vahetuvad, sõbrad su ümber vahetuvad, vahepeal sa oled võib-olla täiesti üksinda. Vahepeal sul on võib-olla hästi palju sõpru. See selline sõprade kaotamine, see on midagi, mida sa tegelikult ei saa vältida. Võta seda kui võib-olla lihtsalt sellist asja, et kui ühed inimesed su elust kaovad, siis tulevad teised ja loodetavasti parema tasemele. Mulle meeldib üks kutt, kes on mulle liiga vana ja ma meeldin talle ka ja me ei tea, mida teha. Mitte midagi, te ei tee mitte midagi. Ma eeldan, et see, kes mulle kirjutas, et see kutt on talle liiga vana, et sina oled alaealine või sa oled väga noor ja see kutt on sinust kõvasti vanem ja te ei tea, mida teha, te ei tee mitte midagi. See vanem kutt, kellele sina, noorem tüdruk meeldid, tema on see paha selles situatsioonis. Selle hetkeni, kui te ei ole mõlemad täiskasvanud, te ei tee mitte midagi ja sellest ei tule midagi head. Liiga vanad poisid ei ole kunagi head liiga noortele tüdrukutele. Maailm on jube koht, maailm on hirmus paik. Sa oled noor, sul ei ole nii palju elukogemust veel, ta on sulle liiga vana, tal on kõvasti rohkem elukogemust, tal peaks olema kõvasti rohkem aru saama, et kui sa oled liiga noor, siis sinuga ei tee mitte midagi. Parim sõber ditchis minu ja sõbrad, sest ta leidis endale kellegi. Igatsen teda. See on ka üks hästi tavaline eluosa, millest mina mitte kunagi aru ei saanud kuni selle hetkeni, kui ma ise suhtesse läksin. Ma ei saanud mitte kunagi aru sellest, et kui inimene nagu saab endale kaaslase, et siis kõik ta ümbert nagu kaovad ja ainult jääb see üks inimene nagu kuhu sa kaotad need sõbrad, mis sa siis teed, kui te lahku lähete? Ja mina alati vaatasin nagu selliseid situatsioone kõrvalt kolmanda inimesena mingi, miks sa teed endale nii? Te niikuinii lähete lahku ja siis sul ei ole ühtegi sõpra, kelle juurde minna. Ja nägin seda samamoodi nagu sinu situatsioonist, kes mul kirjutas ja siis ma läksin ise suhtesse ja ma tegin täpselt samamoodi. Enne suhet mul oli suur sõprusringkond, mul oli väga palju sõpru, väga palju tuttavaid, mulle meeldis nendega hängida, mulle meeldis nendega käia ringi ja nüüd, kui ma olen suhtes pikalt olnud, mul on väga vähe sõpru. Mu parimad sõbrad on minu ja mu kaaslase ühised sõbrad. Meil on väga nagu intertwined kogu elu ja suurem osa inimestest, kes mu ümber olid enne suhet, neid ei ole mu ümber väga enam. Ausalt öeldes, sa ei mõistagi seda situatsiooni kuni selle hetkeni, kui sa ise endale kellegi leiad. Et võib-olla jah, kutsu välja. Kui ta on hea sõber, eks ta su kõik ka vahepeal hängib. Lihtsalt kindlasti mitte nii palju kui varem. Eriti kui see on värske, ta tahab ainult selle ühe inimesega olla. Võib-olla see, mida ma siia ütleksin, on see, et anna talle aega. Küll ta tuleb tagasi. Küll ta saab aru ka sellest, et sõbrad on ka olulised ja mitte ainult partner. Aga see võtab natuke aega. Ja mida sina selles situatsioonis teha saad, on talle seda aega anda. Mina siinkohal võib-olla selleks korraks tõmbaksin otsad natuke kokku. Hästi palju oli ka muresid ja küsimusi ja teemasid eksamite koha pealt. See on lihtsalt midagi, millega ma väga aidata ei saa, sest mina suht wingisin oma 10 eksamit. Ma ei ole ühesõnaga õige inimene, kes sellel kohal nõu saab anda. See, kuidas mina oma eksamit tegin, ei ole kindlasti see viis, kuidas sina oma eksamit peaksid tegema. Ma lihtsalt ei õppinud nendeks peaaegu et üldse ja lootsin parimat. Aga ma väga tänan, et sa seda videot vaatasid. Ma loodan, et ma sain kuidagi mingitki nõu kellelegi anda ja et siin videos oli midagi, mida kuulda võtta. Ja kui te tahate veel psühholoogsidni videoid, siis andke sellest kindlasti mulle märku. Pange like sellele videole, siis ma juba näen, et teile meeldib selline kontseptsioon ja võite ka kommentaarides teada anda. Ma soovin teile imelist kevade lõppu. Imelist Eurovisiooni nädalat! Oh my god! Täna läheb see video üles, homme hakkab Eurovisiooni nädal! Woohoo! Head Eurovisiooni nädalat teile kõigile! May the best win! Aitäh, et sa siin minuga aega veetsid. Ma näen sinuga juba varsti. Tšau!